Imeilusat uue nädala algust. Meie oleme Kirsid ja täna me teeme chillit. Ehk tere tulemast kuulama järjekordset Kirsi chilli episoodi. Väga meeldib, ma olen nii elanud. Väga meeldib. Ma loodan, et kõigil on väga äge hommik olnud, et teil on energiat minna uue hooga tööle, kooli, kuhu iganes. Just tahtsin öelda, et kõik, kes koolis käivad, ma loodan, et isegi kui see nädal tuleb raske, siis te suudate seda, te teete kõik oma tööd aade peale, viite peale ära, teil läheb suurepäraselt. Ma manifestin head nagu edu kõigile praegu. Tänase episoodi teema on siis küsimused ja vastused. Klassikaline Q&A ja kui siiamaani me oleme teinud seda kogu aeg mingil ühel kindlal teemal, siis seekord meid valdas teadmatus ja meil ei olnud ühtegi head ideed, mis teemal seda Q&A teha, seega me otsustasime, et te võite ükskõik mis teemal küsida, aga siinkohal ma paluks, et jätke meile kas YouTube'is kommentaarid alla või Instagramis mõne postituse alla teemasid järgmiste Q&A-de jaoks, sellepärast, et kui see on nii segamini, siis nagu mõnikord see tuleb head asju, aga vahel ta lihtsalt nagu valgub nii laiali, et tegelikult ühel teemal on veits parem ja siis saab seda põhjalikumalt lahata. Ja selle koha pealt küll, et ühe nagu teemaga on hea see, et ta vähemalt püsib ühel teemal. Aga samas jällegi, kui võtta avatud Q&A, siis kõik saavad küsida seda, mis neil parasjagu hinge peal on. Nii et nagu see on, ütleme nii, et plussid ja miinused on mõlemal pool olemas. Seda on, ma arvan, hea nagu pikema perioodi tagant teha, sellepärast, et ma ise arvan, et probleemiks võib tekkida see, et küsitakse eri teemadelt, sa saad midagi korra ära mainida, aga kui sa lõpuks tahad hakata kas või teha tavaepisoodi sel teemal, siis sa oled juba nagu midagi ära rääkinud ja siis edaspidi on nagu raske muid asju teha, seega see on parem, kui need teemad on võimalikult eraldi hoitud. Plus kui on mingi teema, siis äkki just see, keda nagu see üks teema huvitab, saab seda kuulata ja teab, et ta saab ainult selle teemalist juttu sealt. Aga seekord teeme segamini, teeme siukse nagu lifestyle, siukse vabama episoodi. Ja Marial on siis need välja valitud, seega ta hakkab kohe telefonist neid küsimusi, ta ei hängi niisma telefonis ma asjad sellepärast. Ma ei ole nii ebaviisak. No nii, hakkame pihta. Esimene küsimus on, et kuidas olete hakkama saanud negatiivsete kommentaaride või üldse tagasisidega? Kas sa tahad alustada? Või? Sa võid alustada, ma lisan juurde. No ma ütleks, et see käib nagu periooditi, sellepärast, et kui ma alustasin YouTube'iga, siis õnneks ma olen mega tänulik, aga ma ei saanud väga palju heiti või vähemalt see ei olnud selline asi, mis mulle hullult südamesse läheks, sest et olidki nagu täiesti mingid põhjendamatud kommentaarid, pigem selline lahmimine, oled mingi loll, mingi täiesti siuksed suvalised, et seda on minu arust hästi raske südamesse võtta ja selliseid kommentaare tuleb ilmselgelt kogu aeg, aga mõjuvad just need, mis on personaalsed, kuidagi põhjendatud ja nagu reaalselt konkreetsed, kuidagi käivad sinu kohta ja eriti, kui see on just sel teemal või selle asja kohta, mille pärast sa ise tunned ennast ebakindlalt. Ja vot see on see nagu keerulisem ja siis no kõige lihtsam ongi see, et ei loe kommentaare. Me vist oleme seda võib-olla varem ka meil on see, et kuna me praegu oleme käinud palju koolides esinemas ja rääkimas just küberkiusamist, üldse küberhügienist ja nendel teemadel, siis mulle tundus nagu kuskil rääkinud, ega see oli laval. Tegelikult see oli lihtsalt ja üritusel. Mul on endal ka tunne, et ma võtan sind sujuvalt üle, aga ma ei ole ise väga videotes ega nagu ka siin rääkinud sellest. Ongi võib-olla selle projekti olemas, mida me praegu teeme, ma käisingi nendel 3 üritusel rääkimas, aga muidu ma ei ole väga seda teemat puudutanud, aga ma põhimõtteliselt nõustun sellega, mis sa ütlesid, et nagu see, et kõige rohkem lähevad hinge need, mis käivad just mingi asja kohta, mille osas sa ise ennast ebakindlalt tundsid või selle koha pealt, et mis käivad sinu kui isiku, mitte sinu kui sinu sisu kohta nii-öelda. Viimases selles paneelis Kristel Aaslaidiga ta minu arvates selgitas selle nii hästi ära, et kui see nagu kommentaar käib selle kohta või sellise asja kohta, mille sa oled ise otsustanud või selle valiku teinud, nagu näiteks mingi riidesevatamise selga paned. Särgist rääkis seal. No näiteks särk ja siis ei ole nii hull, sest sa otsustasid panna täna selle särgis, võid homme midagi muud panna ja siis võib-olla sa ei saa enam seda heiti. Aga kui see käib mingi asja kohta, mida sa ei saa muuta, mis iganes sinu mingi näo, kuju, ma ei tea, mingi nina suurus, mida iganes või nagu midagi isiklikku, sellist, millega sa oled sündinud, siis see on palju hullem, sest sa ei saa midagi ette võtta ja sa pead sellega
igapäevaselt elama. Ma rääkisin seal paneelil seda sama juttu, et ma kõik nagu nõustun sellega täiesti ja ilmselgelt on see hullem variant, kui see käib mingi asja kohta, mida sa muuta ei saa. Aga samas mina panen ennast selle särgikandi olukorda, seal täpselt samad juttu rääkisin seal ka, et nagu kui mina näiteks olen otsustanud, et täna ma tahan panna mingi uue särgi selga, mis minu meelest on jube lahe, on ju. Võib-olla see on teistsugune, võib-olla see on midagi, mida igapäevaselt ei kanta, midagi originaalsemat ja kui siis keegi ütleb seda mulle, siis see võib minu nagu selle enesehinnangu selle niimoodi kõik oma panna, kui ma näiteks ei ole kõige enesekindlam või kui ma just täiega kartsin, et äkki kellelegi ei meeldi see bluus. Et minu meelest juba selle näite puhul on see, et kui sul on tunne, et sa pead sellele teisele inimesele ütlema, et su särk on kole või midagi sihukest, siis see pigem soovitan alati vaadata iseendasse. Et küsimus oli muidugi selle kohta, kuidas me sellega hakkama saame, nii et võime siia tagasi tulla ja nagu sa ütlesid, siis üks variant on lihtsalt mitte üldse vaadata kommentaare, mida ka mina harrastan siin vahel, kui on tunne, et liiga palju negatiivset tagasisidet tuleb, siis nagu sorry, aga enda mentaalse heaolu nagu jaoks ma lihtsalt ei loegi. Ja kuna mul neid kommentaare ei ole enam YouTube'i videote all ka ja ma lasen Instagramis inimestel kommenteerida, siis mul on tunne, et sinna kommenteerivad inimesed, kes rohkem tahavad reaalset arvamust avaldada, mitte kes lihtsalt lahmi sinna mingit heiti, kuigi see suvaline lahmimine väga hinge ei lähe, just nagu sa ütlesid, pigem rohkem siuksed nagu just kui konstruktiivse kriitika kommentaarid, aga tegelikult lihtsalt nagu väga hull kritiseerimine ilma põhjuseta. Ja ma tahtsingi selleni jõuda, et üks variant on mitte kommentaaride lugemine, mida ma periooditi teen, aga ma tunnen ikkagi, et ma ei saa igavesti neid kommentaare ignoreerida, sellepärast, et ma ikkagi eriti igas vlogis ma tavaliselt palun mingi asja kohta kommenteerida või küsin mingeid küsimusi ja siis ma tahan näha, milline see tagasiside on, kas neile meeldis selline stiil või mis iganes, et muidugi ma iga kommentaari põhjal ei ole nagu, okei, see ütles nii, davai, nüüd ma teengi nii, vaid et üleüldist nagu rahva seda arvamust teada, et võib-olla mis suunas ma peaks edasi liikuma nii, seega ma pean mingi aja tagant lugema, pluss mulle ikkagi aeg-ajalt meeldib neile vastata ka, et näidata, et ma päriselt loen ja minu arvates see on üliäge, kui see sisulooja, keda sa jälgid, päriselt vastab sulle, pöörab tähelepanu, seega ma tahan ka oma tähelepanu neile anda, seega mingi hetk ma pean lugema, aga ongi see, et kui sa näed neid kommentaare, siis ilmselgelt ju me ei ole roboti, nii raske on nagu oma tundeid kuskil mingi kinni panna kambrisse, et nüüd ma ei reageeri, nüüd mul ei teki mitte midagi. Nagu jah, mul tekib ja mingid kommentaarid teevadki haiget ja see ongi väga keeruline ja ma arvan, et igal ühel tekibki oma viis, kuidas sellega toime tulla. Ma ei oskagi mingit ühte kindlalt öelda, see ongi see, et mõni päev tõesti, see läheb täiega hinge, mul on täiesti tuju ära, mul on mega kurb ja mis iganes ja siis ma pigem võib-olla proovingi ennast, ma ei tea, mis eesti keeles on nagu distractida. Teemad nagu mõtted mujale viia. Ja täpselt ja siis ongi, et võib-olla siis saangi kokku mõne sõbra või tuttavaga, et kui sa kellegi teisega räägid, vaatad filmi, mis iganes, proovin millelegi muule keskenduda ja siis ma nagu unustan selle paari päevaga ära, aga jah, vahel need tõesti lähevad rohkem hinge ja mul ongi see olnud perioodit on olnud teatud asjad, mis on rohkem tähelepanu tõmmanud, oligi just siis, kui ma enda räppi tegin, siis ma arvan, et see oli esimene kord, kus ma sain nii palju ja sellist nagu tugevad, aga sihukest ma ei tea, mis see sõna. Nagu sisukamat heiti sa mõtled? Mitte sisukamat, aga sihukest tõsisemat, kui enne oli see, et ta saad mingi loll, siis tulid sellised kommentaarid, et panen põlema, mis on juba nagu täiesti next level, kui sa ütled inimesed, et ta endalt elu võtaks, siis see on juba täiesti teine kategooria, ma ütleks, et see on väga mis sügav, ma ei leia praegust head sõna. Ja nagu palju agressiivsem heit ja siis teine periood oligi siis, kui ma sel kevadel postitasin ühe bikiinipildi, siis tuli ka nagu väga konkreetselt selle ühe pildi pärast heiti ja ka mu järgmistele nii pildidele kui videotele, mis polnud enam absoluutselt sellega seotud, aga lihtsalt inimesed nagu lahmisid edasi. Lumepalli efekt. Ja see ongi, et nagu mingitel perioodil on seda nagu tunduvalt rohkem tulnud. Viimasel ajal mul on juhtunud nii, et ma olen hästi palju kuidagi olnud kaasatud küberkiusamise projektidesse. Nagu me tegime seda sama projekti, nagu mida me sinuga tegime, Sidnjale ka seal tegime 3 paneeli vist üle Eesti erinevates koolides, siis ma osalesin veel, üks nagu telesaade tegi mingit lugu, seal oli lihtsalt nagu meie kooli tulid filmi, siis mina mu klassivend rääkisime seal ka sellest küberkiusamise asjast, on ju. Aga reeglina nagu, kui see ongi mingi telesaade või projekt, siis nad tahavad, et see just kui see vastus on ju, nagu ma ütlen, et keegi sunniks või suunaks, aga nad ikkagi loodavad, et see vastus oleks mingi alla pöördu veevi konstaabli poole või mingi osale mingi alla võistlusel, mis endale mingi seotud on, mis ma saan täiesti aru nende perspektiivist, aga mul on nii hea meel, et me räägime sellest siin, kus see on full neutraalne pilt ja ma saan öelda nagu seda, mille juurde mina alati tagasi tulen, kui keegi küsib küberkiusamise kohta. Minu meelest nagu esimene step ei peaks nagu, ma sõnastan natuke ümber, et nagu pigem
nagu kui keegi no oletame, ma ei tea, keegi ütleb sulle midagi halvasti, eks, siis mina esimese asjana kui keegi küsiks mult seda nõu, siis esimene suund, kuhu ma pöörduks, ei oleks see, kelle käest ma võin abi minna küsima, vaid pigem nagu, et sul oleks see enesekindlus, et sellest üle olla, sest see on tegelikult minu jaoks ainus variant, mis päriselt aitab. Igale poole, ma saan aru, et kui on keegi noorem, kui see on tõsine, siis igale poole pöördumine, see on täiesti okei, see on täiesti vajalik, eriti kui sa oled noorem, pöördu täiskasvanu poole või midagi sellist, on ju. Aga kõik need, mis on näited meedias, ma ei tea, just kas kohtusse minemised või mingi veebikonsulaabi juurde pöördumised, siis mul on tunne, et eriti noorema seas see võib vastu nagu, pigem nagu kuidas ütled eesti keeles, nagu backlash'id, et hoopis nagu teistsuguse, kuidas sa ütled seda, nagu kui sa näitad, et ma pöördusin sinna, siis sa võid selle eest veel rohkem hakata heiti saama. See tuleb sulle endale tagasi. Tuleb tagasi nagu teistmoodi või nagu põrkab tagasi. Uue hooga või uue laksuga. Täpselt. Ja siis alati ma ütlengi, et tegelikult nagu esimesena peaks proovima sellest üle olla, peaks proovima mõista, et iga kord, kui keegi tuleb sulle midagi halvasti ütlema, ma ei tea, mis kõige levinumad variandid on, et ma ei tea, kritiseeritakse su mingi välimust või jäetakse sind kuskilt välja, mind on ennast, ma ei tea, 6. klassi oli, kui mu mingi elusõpruskonnast välja jäeti, on ju. Nagu sellised asju tuleb ette ja ma tean, et noorena on seda meeletult raske mõista, ma ka ei mõistnud ja seepärast ma tahangi proovida seda nii-öelda nüüd öelda, et kui keegi ütleb sulle midagi halvasti või kellelgi on vajadus sind kritiseerida, probleem on temas ja ma ütlen alati on probleem temas, sellepärast, et isegi kui keegi lihtsalt tuleb oma mingi arvamust avaldama, siis sa peadki mõistma, et okei, võib-olla temal on tunne, et ta pole saanud oma arvamust piisavalt avaldada. Ma olen jõudnud üldse sinna pointi, kus ma hakkangi nagu kaasa tundma neile, kes tulevad mulle halvasti ütlema, sest ilmselgelt neil on mingid väga lahendamata probleemid endas nagu. Ma ütlengi, et kõik inimesed üldiselt, nii need, ma ei tea, keda kiusatakse, need, kes võib-olla on ise kiusa rollis või need, kes pole selle kokku puutunud, ma alati pigem ütlen, et vaadake nagu iseendasse, tegelege oma asjadega ja ma olen ise selles ka süüdi. Minu väga halb harjumus on nii-öelda rääkida teistest inimesest, kas sa nägid, mis tema tegi, mingi huvitav nagu gossipida veidik, on ju. Ja ma üritan sellest harjumusest nii väga lahti saada, sest mis on minul õigus kellegi teise üle siin mingi hullult arutleda, mis ma saan aru sõprade ringis vahel huvitav, on ju, see ei pea üldse halb olema, aga ma üritan olla pigem nagu endasse vaatav, pigem tegele iseendaga, vaata, kuidas ise saaks olla parem inimene, mitte ära mine nagu teise mingeid asju kritiseerima. Et selle koha pealt ma alati pigem suunan sinna, et kui sa oled nüüd sellest, keda nagu ütleme sulle tullakse mingi halvasti ütlema või nii, siis pigem ajagi nagu sirg ole mingi ära üldse anna neile seda tähelepanu, eriti kommentaaride puhul. Kohe, kui sa vastad või kohe, kui sa pöörad tähelepanu, sa kulutad oma aega sellise asja peale, see ei ole väärt seda, see reaalselt ei ole. Ja ma vannun, et iga nähtus on mööduv, nagu see quote on, et muutus on ainus konstantne asi elus, on ju. Kõik läheb mööda ja pigem lihtsalt olegi, kui sul on mingid jamad sõbrad, ütlevad sulle halvasti, liigu edasi. Nagu ma tean, et see on meeletult keeruline, aga see on see, kuhu ma alati tagasi tulen selle teema asjus nagu. Minu põhimõte on ka see, et ma ei vasta ühelegi negatiivsele kommentaarile, ma olen seda korduvalt varem öelnud, sest nad lihtsalt ei vääri seda tähelepanu aga mis kõige raskem või minu jaoks on, ma arvan, konstruktiivne kriitika, mis on põhjendatud, sest mul on suhteliselt kõrge enesehinnang, seega see on nagu hästi raske mulle vastu võtta ja olla mingi, võib-olla see ei olnud kõige parem, ma peaks seda muutma, sest ongi see, et ma olen suhteliselt enesekindel selle sisu osas, mis ma välja panen ja mina arvan, et see on hea ja mulle meeldib täpselt nii, seega ma ei taha seda nagu muuta ja kui keegi tuleb ütlema ja see veel nagu põhjendatud, mitte lihtsalt lahmimine, seda ma ei võta absoluutselt arvesse, kui on reaalselt nagu põhjendatud, siis ma olen mingi, ma vist ikka peaks sealt midagi muutma või parandama. See täiega oleneb minu meelest olukorras, sest ma seda mõistan hullult, kui näiteks, ma proovin mõnda näidet tuua, näiteks mu vlogidega, eks. Kunagi olid täiega sellised vlogid, rääkisin pikemalt, jutustasin, eks. Ja siis ma sain hästi palju konstruktiivset kriitikat, et minu meelest sa räägid liiga palju, mina tahaks rohkem nagu sisu näha, hakkasin sinna suunas tegema ja siis hakkas mulle tulema jällegi teistpidi konstruktiivset kriitikat, on ju, et kujutage ette mind nüüd, on ju, ma proovin teha oma vloge täpselt nagu paraja nii-öelda siukse balansiga. Ja siis tulebki keegi, kes tegelikult põhjendab väga hästi ära, mingi mul on tunne, et ma pole sinuga enam nii seotud, mingi sugust asja. Mul on ka seda üliraske vastu võtta, eriti kui sa oled nüüd, sellest vlogi näitest lahti öelda, et ükskõik mis video või sisu puhul, sa oled siis hästi enesekindel, siis keegi teine põhjendab selle ära, miks nende meelest see peaks nii olema. Aga samal ajal nagu, see on see, et kui see on sinu sisu, siis sina otsustad, nagu neil on õigust kriitikat anda, see on nagu täiesti okei, aga samas ma mõistan, et seda võib vahel olla raske vastu võtta, eriti kui sa oled ise ülirahul sellega, mis sa välja pannud. Ma arvan, ma peaks järgmise küsimuse võtma, sest meil on nüüd päris mitu valitud ja kui me ühest juba nii liigat räägime, me ei jõuagi. Jätkame, loodan, et saite nagu vastus. See on nüüd väga põhjalik, proovime teistele võib-olla veidi
kokkuvõtvamalt. Ja järgmine küsimus on sulle, Victoria. Kummaga meeldib rohkem episoode teha, kas Maria või Arturiga? Sa ei pea isegi ütlema, kummaga meeldib, aga võib-olla mis need erinevad. Sest sa lihtsalt ei suuda seda vastu võtta. Ei, sa võid öelda, lihtsalt räägi, ütle ausalt. Tegelikult on see, et mõlemal on erinevad plussid ja miinused, et ongi raske valida. Arturiga oli võib-olla, issand, see juba nii ammu, ma ei mäletagi. Arturiga. Arturiga okei, teemade osas on enam-vähem vist samamoodi, et nii sinu kui Arturiga, et te pigem pakuta neid teemasid ja sest ma ei ole tegelikult üldse nii loov, ma ei suuda, nagu mul on räigel blokk ees, sellepärast mul ongi peakanali jaoks loovkirjutajad, ma ei suuda ideid välja mõelda. Seega te mõlemad teete seda enamasti, mis ma nagu veits aitan, see väga tore. Aga nagu Arturiga mul, ei, ma ei võta. See on see, et Arturi tempo on aeglasem. Seega ta vaata selles mõttes tegi balansi sellele episoodile, mida ma täiega saan aru, inimesed on ka öelnud, et see nii-öelda hoidis tempot, et oli rahulikum, et mõlemad oleme väga intensiivsed ja kiired rääkijad. Seega ta võib-olla nagu tasakaalustas, pluss ta oli meeshäälet ja nii-öelda tõi mehe vaate pilku mõne teema sisse, mida mina rääksin ainult nii-öelda naiste seisukohast. Ja siis oli ka see, et kuna tema laadis neid episoode üles, siis tema tegi selle video kirjelduse osa ja vastutas nagu podcasti platvormide eest. Mina tegin YouTube'i kohta ja ta vastas nendele inimestele kommentaaridele kõik see, et ta iga episoodi osas ta enam-vähem oskas öelda, et mis oli mingi hästi, mis oli halvasti, mis teemasid inimesi rohkem tahavad näha, et ta tegi nagu selles mõttes vastutas selle töö poole pealt, mis oli nagu mulle hästi mugav. Aga sinuga minu arust see, et sul on kogu aeg tegelikult mingi visioon, vaata. Mis teemad nüüdseks rääkida, kuhu poole nagu liikuda, mis on mega hea ja võib-olla nagu kui me räägime, siis me saame rohkem keskenduda isegi sotsiaalmeediale, sellepärast, et Artur on sellega nagu kokku puutunud, aga mitte nii põhjalikult või see ei ole tema töö olnud. Seega need teemad on nagu samastud minuga rohkem ja me saame rohkem süvitsi minna. Plus ilmselgelt sa tood meile kuulaskonda ja vaatamisi juurde, sest sul on nagu see ja muidugi ma tahan ju, et podcasti läheks võimalikult hästi, seega see on mega suur boonus ja sa saad aidata mul ka storysid teha, sest Arturile üldse ei meeldi, ta ei nagu kategooriliselt ei, et ta ei taha ühtegi storyt teha, sest ta ei tunne ennast mugavalt. Seega nagu sa saad jälle mind selle koha pealt aidata, ehk nagu ma ei oskagi öelda. On plussid ja miinust. Nagu mul on tunne, et kui korra sõna sekka öelda, siis Arturiga te võib-olla suutsite teemade koha pealt rohkem nii-öelda maad katta või selles mõttes, et rohkem üldisemalt rääkida, aga samas ongi just mingid, ma ei tea, noorte teemad või sotsiaalmeedia teemad, nende koha pealt meil on jälle rohkem oma kogemust jagada. Plus mul on tunne seega, et miks meil mõlemal on see tempo naturaalselt sisse programmeeritud, on sest YouTube'is kogu nagu mäng käib selle ümber, kaua suudad tähelepanu hoida inimestel. Seal ongi see võimalikult ruttu, võimalikult palju infot on ju, et see on nii sisse programmeeritud minul ka, et mul on nii raske nagu võtta rahulikult ja ollagi nagu lahata mingid teemad pikemalt. Ma üritan harjutada, üritan areneda, aga ma kujutan ette, et Arturi selle koha pealt hea nagu kontrast või nii. Ja ma ise tunnen, et minu kiire rääkimine ja tegelikult ma olen tähele pannud, et mul on ka väga mitmed teised eluharjumused läinud kiireks nagu söömine, rääkimine, kõndimistempo, üleüldse asjad tegemine, näiteks kui panen seda oma rattalukku, siis üks päev oligi niimoodi, et perega kuskil sõitsime, siis pidid rattalukku panema, siis isa oli kohe mingi, sul tuleb ikka väga nagu ladusalt või sujuvalt, nii kiirelt, see emps mingi 5 minutit jamas sellega, sest ma olen nii harjunud, kiirelt välja, sisse kokku, jookse edasi ja siis see tuleb minu enda elutempos, sest graafik on nii kiire, ma olengi harjunud, sa pead sööma kõndides, sa näed inimest tänaval, sa pead minutiga ära rääkima, mis elus toimub kiirelt, muidu ei jõua ja see ongi see, et ma olen täiega üritanud võtta see tempot, ma isegi palusin jõuludeks, et mu sõbrannad kingiksid mulle selle 30 päeva challenge'i Slow Life ja seda, ma olen seda aasta alguses teinud ja ma arvan, ma olen mingi 30-st umbes 4 tükki ära teinud, sest ma reaalselt see on nii raske, iga päev ma üritan, nüüd ma teen selle ära ja ma ei saa hakka nagu, mul on nii raske teha neid rahulikke asju. Ja aga samas võib-olla teise poole pealt rääkides selle kiire elutempo juures on nagu praktiline pluss on olemas. Ma kujutan ette, et sa teed oma 1 päeva või 1 nädalaga kõvasti rohkem kui enamus inimesi ja võib-olla produktiivsuse koha pealt see on väga positiivne iseenesest ja just see, et sa suudad, mina olen ka alati olnud oma emaga võrreldes, olen siuke, mu ema ütleb trebla olnud ja tema rohkem flegma olnud, väga huvitavad terminid, aga et mina olen alati pigem siuke ruttu, mulle ei meeldi tihti väga pikalt nagu niisama olla, kuigi samas võrreldes sinuga ma olen jälle väga seda flegma tüüpi nii öelda, on ju. Et ikka veidi ikka olen, nagu kui päris nagu võrrelda, aga samas mul on
siuke tunne, et sul on mingi vale ettekujutus, et sa arvad, et ma mingi iga päeva hommikust õhtuni mingi jooksen ringi. Ei, mitte seda, ma lihtsalt mõtlen üleüldiselt see, et kuidas nii-öelda ühte asja nagu teed, nagu me mõlemad oleme veidike rohkem siin, et okei, praktiliselt, kuidas selle nüüd saaks ruttu ära teha, aga samas võib-olla mul on rohkem neid hetki, kus ma olengi lihtsalt rahulikumalt, sul on rohkem neid hetki, kus sa oled kiirem nagu. Aga tulles nüüd selle rääkimistempo Arturi selle teema tagasi, siis nõustun, et on nii plussid kui miinused. Ma kujutan ette, et kuulaja seisukoha pealt nagu ka. Aga liigume edasi. Järgmine küsimus on, et see on suht lühike küsimus ka, et mis on kõige ägedam video, mida te olete filminud? Nagu just, sul sinu oma, minul minu oma nagu. Sul on kohe olemas või? Ma võin nagu otsa lahti teha, et minu meelest läheb hästi kokku praegu, saab hea plaagi teha. Aga minu jaoks ma tegin 2 aastat järjest, kes siis ei tea, Halloweeni puhul nagu pildistamist ja kaadritaguste videot sellest. Ja minu jaoks see, võib-olla see ei paista nagu vaatajale nii, aga minu jaoks see sisuliselt on nii teine asi, mida ma igapäevaselt teen. Ta on just see aasta me tegime rohkem nagu tõsiellusarja stiili. Ma jäin ise nii rahule selle videoga ja mul nagu need on mu mingi aasta highlight'id lihtsalt. Nagu ma ei tea, kui sa võid vahepeal vastata, mis sul on, ma võin uurida, kas mul on võib-olla mõni veel, aga see on see, mis mul alati tuleb nagu kohe meelde. Üks asi veel, mul meeldib, kuidas ma olen teinud jõuludel oma vennaga need piparkookivideod, need on ka päris lemmikud, mul neid on nii tore tagasi vaadata. Ja neli armsad. Ma arvan, et ma peaksin midagi valima enda peakanalilt, sellepärast, et need on kõige suuremad ettevõtmised ja nende videote üle ma olen kõige uhkem ja iga üks on siuke oma, et väljakutse, aga samas ma jään selle sisuga alati mega rahule. Aga küsimus oli kõige lemmikum või kõige ägedam või? Kõige ägedam video vist. Ma arvan, mul ongi kaks tükki, mis on siis kõige ägedamad. Üks on see, mida sa tegelikult juba enne pakkusid, see räpi video. See oli päris ekstreemne, kuna me läksime, kõigepealt üldse juba lokatsioonide leidmine ja mul on filmitud üles kõik kaadritagused veel minust 2 osa ka, et inimesed näevad, mis sinna reaalselt sisse läks, kui palju vaeva, aega ja energiat. Aga see kõige põhilisem või siuke ägedam koht oligi, kui me läksime linnast välja ühte maha jäetud majja filmima, mille me muidugi välja rentisime, sest oli selleks luba vaja, maksin selle eest, et seal filmida. Ja siis me vedasime reaalselt koolist, võtsime lauad ja toolid ja siis meil oli nagu selle auto tagase haagis, nagu see järelkäru, jah. Ja sinna sisse olid need pandud ja siukse asjaga sõitsime kohal, nii et nagu produtsendi vanemad aitasid mind, minu vanemad, me läksime mingi 3 või 4 autoga, et lihtsalt kõik asjad kohale viia. See olid mingid generaatorid, et saaksid nagu seda elektrit, siis me filmisime Red kaameraga, kui see kellelegi midagi üldse maailma nagu tippkaamera, mega retsilt kallis, suur ja siis Martin produtsendil oli selja, ma ei tea, mis selle nimi on minu jaoks, mina nimetan seda mingi tulnukaks, seljas see toru, mis sul tuleb üle pea, et kaamera on sul näo ees, see on nii raske, et ta nagu aitab seda raskust jaotada, nagu tehnikat ja nii palju ja siis tassidki reaalselt nagu koolist maha, et majja kohale toolid ja lauad ja siis teed klassiruumi paika mingid maailmakaardi sinna taha, kõik LED-valmid eladi ju nagu valgus, siis meil oli kaameras keeraja, nagu, et üks inimene filmib ja teine inimene seal, kes fookust keerab, fookuse keeraja ja nagu see oli täiesti next level. Ja teine video, mis on reaalselt ma võiks öelda üks mu lemmikvideoid, pluss ka üliäge oli teostada, mis ma eelmisel suvel tegin festivalid Ootused versus reaalsus, kes ma filmisin seda Weekend ja Positiivus festivalil ja ma arvan, et kõik teavad, et festivalidel ei saa igaüks sisse kaameraga sinna ei lasta, sul peavad olema eriload, seega ta oli nii eksklusiivne, täiesti teine keskkond, muidugi ka väga suur väljakutse, sest rahvast on nii palju, kõik tulevad seal kaadritesse ette, väga väsitav, aga see oli nii äge. Wow. Ma küsiks korra su räpi kohta, et palju üldse, ma ei tea, kas sa oled nõus seda avaldama, aga palju sul nagu umbes kogu see maksma läks või kui palju seal oli nagu palgatuid töötajaid, palju seal oli nagu nii-öelda, et kas sa oled nõus aitama töötajaid või kuidas see nagu rahaliselt palju see läks praegu, kui see niimoodi ette loetleb, see tundub nagu väga kulukas. Ma ütleks kohe mingi täpse summa, aga siin sellest oli nii mitu aastat tagasi, et ma enam nii täpselt ei mäleta. Ainuke inimene, kes palgatud oli produtsent, kes siis Martin ta filmis, ta oli operaator, produtsent ja ta monteeris ka seda ja temale ma maksin ja siis ma rentisin seda kohtaga. Seda mahajäetud maja, siis oli stuudio,
jaa, ma olin ka seal räpis ju. Ma tegin võileiba aga seal. kõik näitlejad olid vabatahtlikud. Ma ostsin süüa, ostsin küll, see oli kulu veel, ma mõtlen, mis mul veel kulud olid, mingi valgust ja tehnikat rentisin ka. Ehk ma arvan, et see eelarve oli kuskil 1000-1500 euri. Okei, ikka päris palju selle koha pealt ühe video puhuks. Ongi sellepärast, ma ei teegi seda kogu aeg ja see võtab ma tegin seda mingi pool aastat ka. Iga nädal viki räpp. Ja see ettevalmistus oli nagu tohutu ja kokkupanek ja kõik. Aga samas, kas sul tunne, et oli väärt seda? Nagu ja muidugi selles mõttes, ma ei kahetse selle tegemist. Seal on lihtsalt mingeid asju, mis ma oleks tahtnud võib-olla veel paremini teha tagasi vaadates, aga ma ei kahetse, sest et sel hetkel see oli asi, mida ma tahtsin teha ja ma teostasin selle ära, see oli nii suur ettevõtmine, et ma olin nagu uhka selle üle. Väga äge, mul ei olnud nii pika lugu rääkida, aga põhimõtteliselt mul Halloweeni video, sul räpp ja siis see festivalide video. Ja kusjuures järgmise küsimuse teema on minu meelest nii põnev, sellest on nii põnev rääkida, see tuleb alati mul seltskondades, tuleb see alati jutuks. Ja siin on 2 küsimust, mis ma paneks kokku, sest need on sarnased. Kõigepealt, et kas teil tekib kunagi tunne, et teist räägitakse, kui olete avalikus kohas? Ja siis teine oli, et kuidas te suhtute sellesse, et teid pidevalt ära tuntakse ja rääkima ning pildistama tullakse? Et ma võin tegelikult alustada sellepärast, et see on minu võid küll ja mul on tunne, et sul on nii palju öelda. Ei, nagu mitte nii palju öelda, aga ma arvan, et oota, mis see esimene... Räägi. Oota, mul läks juba meelest, mis esimene oli, et oota, kas on... see tunne, et või et inimesed räägivad. Et kas on tunne, et räägitakse avalikus kohas. Võib-olla, et anda teile siis veidikene seda konteksti, siis ma väldin kesklinnas käimist iga hinna eest nüüd, at this point. Sellepärast, et... küsimus, kas on see päriselt nagu nii hulluks läinud? Ei, oota, ma selatan kohe. Nagu, mitte sellepärast isegi, et see oleks nii hull, aga nagu oligi see, et kunagi, kui hakkasin YouTube'i tegema, eks, siis oli nagu oli, siis see kasvas, siis see oli nagu niimoodi, et ma läksin kodust välja ja ma pidin tegema mingi vähemalt 5 pilti, see oli rast miinimum, see oli vahepeal väga hull. Nüüd mul on tunne, et see ei ole enam nii hull, aga samas on jällegi see, et tihti ma lihtsalt lähengi kodust välja, ma isegi vaatan, kui ma välja näen, nagu ma ei ole alati niimoodi all put together, eks. Ja see ongi, et nagu... Neid on nii vähe näited, kui ma olen kellegi räst pildi teinud ja see läheb ilbus välja ka, on ju. Võib-olla ongi siis ka mingi meetupid või nii, kõik on mingi ülilappes pildid. Ja ongi see, et minu jaoks nagu see, kui keegi tuleb päriselt küsima, mingi tere, et ma olen mingi, vaatan su videod, see on nagu kõige toredamas üldse. Aga kõige hullem näide, mida juhtub siiamaani, on see, kui keegi kas hakkab karjuma mu nime, hakkab lihtsalt mingi, tere kõigile, mingit šukest juttu ajama. Nagu see on minu meelest nii idioota. Nagu ma just reaalselt eile või üleeile kõndisin oma nagu koolisõbrannadega, kes ei tea sellest maailmast midagi, kes ei peaks selle kokku puutuma, nagu nad ei ole sunnitud seda läbi elama ja me kõnnime Balti jaamas ja hakkabki mingisugune kari, mingi must veits nooremaid nagu lihtsalt karjuma siukseid asju ja see on minu jaoks nii nagu, vaata, kommentaaridega on see, et sa saad mitte lugeda neid, sa saad mitte lasta neid nagu nendel sind nagu häirida. Aga kui sa kõnnid kesklinnas, sa ei saa lihtsalt õhku haituda ja see on ikka väga hulgu vahepeal lihtsalt nagu mõnitatakse, eriti kui sa kõnnid üksinda, ma garanteerin, et mitte ükski inimene nendest, nagu nad ei tahaks keegi selles olukorras olla, aga ongi vahepeal seda negatiivset varianti on nagu väga hullult. Et tulles küsimuse tagasi, ja ma saan põhimõtteliselt alati aru, kui kas keegi räägib, kui keegi vaatab, kõige sagedasem on see, et vaatavad korra ja siis nagu vaatavad eemale ja siis vaatavad uuesti, on ju. Aga samas ega see vaatamine kõige rohkem häirib pigem ongi see, kui lihtsalt nagu tullaksegi, ma ei tea, mis see eestiga nagu tore sõna on nagu sellele, nagu tullakse just hoiama nagu jamast, ütleme nagu see on nii häiriv, sest päris elus sul pole mitte kuskile põgeneda reaalselt. Aga kas keegi tuleb nagu päris elus, sul on näkku ka midagi halvasti ütlema, siis seda külje pealt nagu karjub? Hüütakse või mingi karjutakse lihtsalt või mingi oh my god, mingi teeme pildi, mingi niimoodi lihtsalt. Okei, see viimane variant on pigem just mingi suvel festivalidel, aga ma mõtlen praegu igapäevaelus on neid näiteid, kus ongi nagu reaalselt nagu karjutakse. Nagu kes karjub Balti jaamas siukest asja, nagu kas üldse oled normaalne? Vabandust, aga see on nagu, mul on see nii südamelähedane, sest see on asi, nagu ma saan aru, et see, mida ma teen, et ma pean sellega leppima, et see ongi osa sellest maailmast, kuhu ma olen ennast pannud, aga samas on see, et minul on mingi õigus sellele, et kui ma lähen rahus, ma ei tea, trenni või sõbrannadega sööma, et siis see nagu, see pole siuke asi, mida tehakse. Plus teine variant, nagu teine näide, mis võib olla on kogu huvitav kuulda, on spaas käimine. Ma reaalselt, ma ei taha rohkem spaas käia lihtsalt nagu eriti enda spaades, mitte et nüüd halvasti kuidagi enesekeskelt kõlada, aga eriti need spaad, kus on nagu nii-öelda perespaad justkui on ju, just hiljuti käisin ka nagu Saaremaal spaas. Sööme õhtust ja tullakse söögilaua taha, mis nagu ma saan aru, need olid nagu nooremad ka on ju, et ma saan aru, et võib-olla väiksemad ei tee seda vahet alati, söögilaua taga, spaas, kui ma
ujun basseinis, tuleb keegi, kas suga saab pilti teha, kas sa saad mingi pärast, kas sa sööma tuled, mingi sihukest asja. Nagu see ei ole isegi see, et see mind sel hetkel nii väga häiriks, aga ma olen mingi, oota, et mis asja, et nagu see on nii ebamugav, ma tulen spaasse puhkama, et nagu rahus olla. Teine asi nagu, jõusaalis ei ole keegi minu käest pilti küsima, aga ma tean, et Grete Klen või keegi oli kunagi mingi, et jõusaalis ma pilti ei tee, et nagu minu meelest on mingid kohad, kus see peaks olema ilmselgelt nagu sa ei lähe sihukest asja tegema lihtsalt. Okei. Sain südamelt räägitud. No ma olen mingil määral minu arust ka varasemates episoodides sellest rääkinud, aga ma proovin lühidalt üle käia. Mina ei tunne absoluutselt, et minul see nii hull oleks. See oligi, ma arvan, pigem mingi 2016-2017, kui see oli palju aktiivsem, et pidevalt kogu aeg tuldi linnas küsima ja siis hakkas ka mind kergelt häirima. Aga ma olen alati pidanud kesklinnast läbi käima, sest et mul on kõik koolid, kus ma käisin, olid kesklinnas ja ma ei saanud seda nagu väga vältida ja noh, ma käisin muidugi ka transpordiga, bussiga kogu aeg koju ja nii, seega ma puutusin nende inimestega kokku või noh, nende inimestega, fännidega aga nüüd see on nii palju rahulikumaks läinud, ma olen terve elu läbi kogu aeg käin igapäevaselt läbi kesklinna ja väga harva tullakse nüüd pilti küsima või rääkima või midagi, et ma ei pane seda kunagi tähele või kui ma välja lähen, ma ei mõtle sellele absoluutselt, et ja mingites kohtades ka mind ei olnud küll nii palju segama tulnud, kui sa räägid ja vahel ikka söömise ajal kuskil restoranis ja see on tõsiselt ebamugav ja seda ma vihkan, kui söömise ajal mina isiklikult ootaksin, kui inimene on lõpetanud ja hakkab ära minema, aga nagu, sest ja ma arvan ka, et seal on mingid piirid ja tihtipeale väiksed ei tunne seda, ei tunneta seda, aga mul see õnneks nii hull ei ole ja küsimus oli tegelikult see, et kas sa tunned, et sind räägitakse sinust räägitakse avalikus ruumis, siis ja seda ma tunnetan mega hästi, sest et varem oli see hullem, kui ma nagu alateadlikult kogu aeg jälgisin seda, kas inimesed tunnevad mind tänaval ära või, sest et sa saad kohe pilgust aru ja no, kui sa lihtsalt nii palju kokku puutud, sa saad aru, milline inimene tunneb ära ja milline lihtsalt nagu kõnnib suvaliselt mööda ja siis nagu kohe, kui ma tundsin ära, et keegi tunneb mu ära, ma proovisin seda teed vältida, pigem rohkem kapuutsi pähe tõmmata, veits nagu ära kaduda, aga enam ma seda nii palju ei jälgi, sest seda on nii vähe olnud, et ma olen juba ära unustanud, et siuke asi veel eksisteeris ja ma tunnetan rääkimist ka sellepärast, et vahepeal inimesed konkreetselt vaatavad sulle otsa, räägivad omavahel, näitavad näpuga, seega see on nii ilmselge ja seda karjumist on minul ka olnud aga sellega mul on üks lühike naljakas lugu ka, et kuna ma olen nii harjunud karjumisega ja taaskord minu meetod on sellele mitte reageerida, ma ei pööra pead mitte midagi, ma olen täiesti tuimalt edasi, poole ajast mul on veel kõrvaklapid peas, see ma isegi ei kuule ja see oligi, et see oli meie lõpupidu, kui ma olin just keskkooli lõpetanud, see toimus vanalinnas, mina läksin peolt ära, kõndisin üksi läbi vanalinna ja mu kutt pidi mulle nagu vanalinnast just see, kus see vanalinn läbi saab või sinna äärde nagu vastu tulema autoga, seega meil oli nagu see koht kokku lepitud, see parkla või nii ja siis ma just mingi vaatan mäpsi, kõnnin väga kiiresti, sest jahe juba oli jõuas ja nii ja siis ma kuulen, et keegi hüüab mind mingi Viki ja siis ma mingi ilmselgelt ei reageeri, kõnnin täiesti tuimalt edasi, sest see ei olnud see koht, kus me olime, see oli täpselt see parkla enne seda parklat, kus me pidime kokku saama, vaata. Seega ma ei mõtle absoluutselt. Ja siis nagu jätkab hetk, mingi vilistab ka juba ja nii. Siis ma olen mingi raudselt mingi kängus, mis iganes ma ei reageeri. Aga siis miski pärast mu sisetunne oli nagu, sa pead ümber pöörama. Siis ma vaatan, mu enda mees. Ma olin mingi 50 meetrit juba mööda kõndid. Ma ei tunne, et saaks varsti mul tõenäoliselt järele jookstud või nii. Aga nagu, ja siis ta oligi jumala šokis, et miks ma mingi ignoreerin teda. Ja siis nagu, kui ma talle olukorda seletasin, siis täiesti mõistis. Aga nagu reaalselt, see on nagu meie igapäevaelu või meie reaalsus. Jaa, aga ma lisaksin siia juurde võib-olla, et sina oled inimtüübilt rohkem siuke nagu mitte nii kergesti mõjutatav on ju, ma ütleksin. Okay. Aga mina olen pigem nagu naturaalselt mulle ikkagist nagu, mul hakkab ebamugav olukordades ja ma olen pigem siuke, et tema vaatas või nagu ma ise olen siuke hästi jälgiv inimene justkui on ju. Ja mul ongi tunne, et see, kui ma algus hakkasin selle sotsiaalmeediaga tegelema ja siis see nagu nüüd see ilmselt on nagu tagasi tõmmanud, aga kui see oli väga hull, siis nagu sellest ajast saadik on mul paranoia käia kuskil avalikes kohtades. Mul on tunne, et mul nagu osa minu sellest sotsiaalsest foobiast nagu rahvarokastes kohtades olla, mis ei ole nagu nii tõsine asi, aga mul on alati põhimõtteliselt ebamugav, kui ma pean kuskil üksinda kesklinnas olema, on ju. Nagu nüüd ma olen lõppinud lihtsalt nagu mõistusega olema mingi Maria, mingi rahu, vahepeal see oli nagu väga hull lihtsalt. Sain sõbrannaga kokku, ta ei tulnud õigeks kohale, ma pigem ootasin kuskil vetsus, kui läksin kuskile sisse, on ju. Ja mul on tunne, et see algas sellest, et nagu oligi, nagu ma ka mainisin, ma mainin igaks juhuks
veel nagu keegi päriselt tuleb küsima, mul reaalselt on mitu päeva võib veel hea tuju sellest olla, kui see on reaalselt nagu sealt tuleb veel mingi vestlus või kui on mingi pilt või nii edasi, on ju. Aga neid negatiivseid olukordi lihtsalt oli ka nii palju, et ma ei tahtnud enam panna endast sellesse. Ma ei käinud kesklinnas enam trennis, hakkasin ainult oma kodurajooni ümber liikuma ja nagu ühistranspordis samamoodi. On näiteid, kus näiteks mina, Laura, istume bussis, sõidame koju, tuleb mingi gäng peale, hakkab filmima meid bussis, nagu see on nii nagu, kes tahaks siukses olukorras mul on olla? olnud nii, et ma siis, kui ma elasin veel linnast väljas, läksin bussiga hommikul kooli ilma meegita, sa oled täiesti unine, just mingi pool tundi tagasi ärganud, seisad, istuda ei saa, kõik kohad on täis ja siis inimene, kes nagu istub täpselt minu ees, ma enam-vähem vaatan otsa, võtab telefoni otse näkku ja lihtsalt kas teeb pildi või filmi, ma ei saanud täpselt aru, aga lihtsalt tõstis selle täpselt otse, et tegi ära, siis pani tagasi. Lihtsalt, ilma luba küsimata, täiesti tuimalt, see on ebanormaalne, see on ju õiguste rikkumine, sa ei tohi võõrast inimest nagu pildistada või film, kui sa ei ole luba küsinud. Ja nagu, võt see ajas küll nii tuju ära, ma astun siit maha koju tagasi, nagu ma ei lähe kooli. Mul oli veel varem see, et mul oli tunne, et ma ei tahtnud kunagi sellel teemal rääkides tunduda nagu ülbe või üleolev ja mul oli nagu see surve nagu kõigilt, et ma pean alati pilti tegema, ma pean alati nõus olema, ma ei tohi kunagi ära öelda, mul oli siuke surve miski pärast peale, et nagu noh, et just kui sa oled ju selle karjääri tee valinud, on ju, aga nüüd ma olen rohkem olnudki nagu, et noh, kui ma tunnen tõesti, et see liiga ebamugav, kus ma ei ole selleks kohustatud ja ongi, aga naturaalselt, kui see on keegi, kes päriselt näiteks tahabki, näiteks seal samas spaas, on ju, oligi selline nagu noh, väike tüdruk, kes tuli küsima, ma küll tollel hetkel ei teinud, sest seal oli veel palju neid väikseid, kes kõik vaatasid ja siis ma mõtlesin, et kui ma temaga praegu teen, tulevad kõik siia ja siis ma ütlesin, et nagu hei, et nagu peale sööki ma tulen, ma tegin nendega pilti ja see ei olnud nii big deal, on ju, aga ongi kasvõi mingi, ma ei tea, Viru keskuses, kuskil kesklinnas, kui tuleb mingisugune gängi, nad mingi pool naeravad, siis ma ütlen nagu nüüd, sest ma olengi, ütlen ausalt näkku, et kas sa nagu päriselt tahad või see lihtsalt nagu noh, ma tahan mingit paremat sõna, ma ei taha huiamine kasutada, see on nagu natuke paha sõna. Lahmid. Nagu kui sa siin niisama nagu mõnitad mind, on ju, nagu ma ütlen neile seda näkku, et nagu siis nagu, mis probleem on, vaata. Ja reeglina, kui suures see mõjub nii, et nad kas tõmbavad normi ka ei, et nagu sorry, et ma tegelikult saan aru, et see on mingi nõmele, nagu mul on üks näite, kus nad siis järsku tõmbavad normi, aga siis, kui nagu nad mingi naeravad edasi ja ma lihtsalt kõnnin minema. Nagu ma olen endale ise öelnudki, et mina ei ole kohustatud nagu midagi tegema, mida ma ei taha ja see on tõsiselt ebamugav. Ja see on see, et nagu ma olen päris kindel, et ükskõik inimene, kes seda kuulab, kui nad oleks meie olukorras, neil oleks ka nendes olukordades ebamugav. Nii et ma olen pigem üritanud ise nagu olla rohkem nagu, et sa teed siis, kui sa tahad, Maria, ja alati, kui see on keegi, kes on vähegi nagu viisakas, normaalne, ma alati teen. Ma ei ole kunagi lihtsalt ära öelnud, et ma täna ei taha või ma täna olen kole või ma olen küll öelnud, et äkki ma saan, ma ei tea, autogrammi kirjutada või nii, et nagu sorry, ma väga ei taha mingi videotervitust praegu teha või midagi sellist. Aga kõik, mis on vähegi ebaviisakad, ma lihtsalt olegi mingi bye, not happening nagu. Selle vajus meil pikemaks see vastus, aga mul oli lihtsalt, minu meelest nii hea, et me sellest rääkisime, sest sellest ei ole palju räägitud, kui ebameeldiv see tegelikult nagu võib olla. Järgmine küsimus. Ma ei taha üldse seda öelda, aga Viki arvast ma peaksin selle siia panema. Ja kuna siin podcastis suhteteemalised episoodid on kõige edukamad ja minu meelest ma rääkisin mõnes eelnevas ka, et ma väga ei taha enda nagu suhtestaatust avalikult rääkida, aga tuli paar küsimust selle kohta, ma ei tea, kas Maria on vallaline, kas tal on keegi silmapiiril, on ju. Ja samas see pole see, et ma põhjusega hullult privaatne olen, ma lihtsalt nagu väga ei taha nagu konkreetselt rääkida. Minu hirm on see, et ma ei tea, keegi kuuleb või keegi viib otsad kokku või mingit sükest asja. Kõigele südame rahustuseks, ma üritasin hullult salajane olla, mul ei ole praegu kedagi silmapiiril, aga mul ei ole mingit nagu hull salajast mingi abielu, millest kellelegi ei räägi, nagu mul on tunne, et see on minu vanuses normaalne, et noh, see spektrum on nii lai, mul on sõpru, kes on mitu aastat suhtes, nad arvavad, et nad ongi nagu elu lõpuni selle inimesega, mul on sõpru, kes pole kunagi olnud suhtes, see on nii normaalne ja on ka palju neid, kes ongi seal vahepeal, vahest räägid kellegagi, vahest on natuke ühte, natuke teist, nagu see on ka minu meelest nii normaalne, ma ise olen seal samas faasis nagu, et noh, mingi hetk, ma nüüd räägin väga ausalt, sellest me pole kuskil väga hea, seda me siin podcastis kuulda tahamegi. Nagu oligi, et ilmselgelt kõik teavad, ma eeldan, kes mind vähegi kuskil sellel ajal jälgisid. Siis 2016. aastal ma tegelikult olin pool aastat nagu enda arust 13 aastat selle väga tõsises suhtes, eks ole, on ju. Tollel hetkel ma olin mingi, olen läbipaistev YouTuber, räägin kõigest oma kanalil, on ju, ma tagasi vaadates see oli suur viga, on ju. Ja seal ma jagasin enda nagu suhet, kui seda üldse suhteks nimetada, avalikult ja siis nagu noh, tagasi
mõeldes ma ei teeks seda, ma ei tea, nagu miski, isegi kui ma oleksin, noh. Kas sa ei teeks seda selles olukorras või nüüd, kui sa oleksid suhtes, siis sa lihtsalt ei jagaks seda? Mul on tunne, et kui ma praegu oleksin, ma väga ei jagaks. Mitte, et ma hoiaks saladuses seda fakti, vaid ma pigem ei jagaks enda seda eraelu, sest minu meelest nagu eriti nagu sotsiaalmeedias tegutsejana, sul peab olema mingi osa, mis sinust on privaatne ja see on siuke osa, mida miskipärast mu süda tahab nagu privaatsena hoida. Kas sa neid Remmi vlooge oled vaadanud? Ma vlooge ei vaata, aga ma vaatan, nagu kuulan podcast'i, okay. Ta vist ei ole. Vlogis tal ongi see, et ta on ka suhtes, aga ta ütles, et ta kutt ei taha videotes olla, aga Instagramis on okei olla ja siis ta teebki nii, et kui ta filmib, et ta on kutiga koos, siis ta ei jäta nägu peale. See kutt on nii pikk, et see on reeglina kaadrist väljast halvist või? Nägu? Ei, nagu ta ei näitagi, ta meelega ei näita ta nägu, et on peal vahepeal näiteks ta mingi nagu keha ja peale mõnikord kuskil köögis või nii, aga ta ei näita ta nägu väga üksikutes olukordades ta on näidanud. Tal on pilt ka temaga minu meelest. Ei, ta ütleski, et neil on Instagramis, nagu ta ütleski, et see kutt ütles, et tal on okei piltid olla, aga ta ei taha videotes olla. Nii et tihti peale sa kuuled ta häält, kui nad räägivad, aga ta ei jäta teda peale. Ja. See on minu päris huvitav lahendus. Nagu ma kujutaks ette, et ma oleks midagi nagu sarnast, sest nagu, ma arvangi, et kuna see nii-öelda minu arvamus sellel teemal on see, et ma olen alles nii noor, et nagu ma alles arenen ise inimeseks. Nii et nagu ennast kellegagi nii noorelt lõplikult siduda, see on veits siuke mitme otsaga asi on ju, aga samas võib-olla on ka see, et ma olen nii praegu enda nagu hobi kooli poole suunatud, et nagu mul ei oleks aega mingi täiskohaga partner olla praegu, eks ole. Mõtlesin, et ma ei tea, kas mul oleks aega ennast teisi inimesi jaoks nagu pühendada, on ju. Mul tekkis see küsimus, kas sul on veel üleval need videod, mis sul on oma eksiga filmitud? Nagu ta oli mul nii tihti vlogis, et mul on nii raske seda välja. Ma ei teinud ühtegi videod koos. Yeah. Ta oli mu vlogis sees ja mul on raske seda välja filtreerida sealt, aga Jaan, et on üleval pildid. Ma vist võtsin maha, sest meil oli mingi dramatic break-up, on ju. Mis nagu fun fact. Ma praegu vaatan tagasi, mu sünnipäeva vlogi, kus ma sellest rääkisin. See on maha võetud, lihtsalt sellepärast, et seal olid teised inimesed sees ja siis see oli liiga riski ja seal oli nii palju inimesi, kes kõik tahtsid, et seda ei oleks üleval ja see on privaatseks pandud. Kuigi see on mu mingi kõige edukam vlog ja üldse. Ma mõtlesin. Aga ei, see on lihtsalt teiste inimeste huvides, see on nagu privaatseks pandud, on ju. Aga nagu seal ma imestan, kuidas 13-aastasena ma ütlesin, et me läksime lahku, sest meil olid erinevad prioriteedid. Mis nagu tagasi vaadates, see on nii tark vastus, mida nii noorena öelda, ma mõtlen selle peale päris tihti. Tegelikult see oligi nii. Nagu minul oli tunne, ma olin tema kõrvaldes nii palju küpsem, ta oli. Nagu ma olin tegelikult mõlemad nii lapsed, nagu see on nii nagu lapsed. Ei, aga see on täiesti tavaline, et mehed saavadki hiljem küpseks. Jaa, aga ma mõtlengi, et see minu jaoks nii imelik mõelda, et ma nii noorena nagu põhjendasin seda endale sellega, et meil on erinevad prioriteedid, tema jaoks on oluline, ma ei tea. Ei, nagu ta ei olnud otseselt pidutsemine, aga tegi mingid muid asju, ma olin pigem nagu okei, hakkame abielluma värki, nagu ma võtsin seda tõsisemalt, on ju, ja siis oligi kõik ja ma nagu mõtlen tagasi, ma olen nii uhke, et ma suutsin seda endale nii nagu mõistlikult põhjendada, et vähemalt nagu selle üle ei saa piinlik olla. Aga tulles nüüd küsimuse juurde tagasi, siis hetkel kedagi nagu pole otseselt, aga eks näis. Ma ei tea nagu, üks põhjus veel, miks ma ei räägi, näiteks selles episoodis, ma ei mäleta, mis episood oli, kus ma ütlesin, et ma ükskord küsisin kutti ise teidile ja ma lähen kooli ja siis mu ülihea sõber on mingi, Maria, sa pead ütlema, kes ta on, sest ma polnud sõppedele väga rääkinud üldse temast midagi, nagu ülipäält sõbrad isegi ei teadnud. Ja siis järsku oli mingi jutt lahti, Maria, sa pead rääkima, siis ma olingi mingi, aga kui ma ei taha rääkida. Nii et nagu nüüd, sest ma teen oma sõpradega sellist poliitikat harrastan, et kõik, mis ma siin räägin, ma ei pea hakkama midagi nagu pikemalt lahti seletama nii-öelda neile, et nagu siin räägin, las olla veidike salapära õhus. Wow, ma tean, väga huvitav. Ma arvan, et nüüd on hea hetk edasi liikuda. Järgmiseks küsimuseks, see on ka päris huvitav. Kuidas te tajute piiri selle vahel, mida on eetiline oma elus sotsiaalmeedias jagada? Seda küsimust sa ei öelnud mulle enne. Ütlesin? Ei. Kuidas sa ajad? Ma lugesin ette sulle. Ma ei ole kuulnud seda. Päriselt või? Siis ma vist kogemata skippisin selle. Aga okei, ma mõtlen, mis nurga alt sellele läheneda. Et nagu tajute piiri, mida on eetiline jagada. Mida sinna mitte eetilise all huvitav mõeldud on? Kas nad mõtlevad... Mingi paljastavad pildid, mingi pidutsemine, mis iganes kõik vaata võib-olla nagu, kuna kõik kogu aeg rõhutavad, te olete kõigile eeskujuks, vaata, mida sa sinna välja paned, vaata, mis sa ütled ja kõik, et mis nii-öelda võib halva eeskujuna mõjuda. Mul on siia nagu
üks väga hea mõttetera. Ma lugesin, nagu ma olen siin mingi 100 korda siin episoodis öeldud, aga ma loen seda The Art of Not Giving a Fuck raamatuteks. Ei, mul on see mingi väike lõpp, lihtsalt mul oli vahepeal nii pikk paus, ma jõudnud lugeda, mul on mingi lõpp lugemata, põhimõtteliselt on loetud, on ju. Ja siis tulles selle eeskujude tagasi, ma ühel paneelil rääkisin ka, küsiti, et mida sa nagu, kuidas sa suhtud sellest, et sa oled eeskujuks justkui kõigile. Ja mina tulen alati selle juurde tagasi, et eeskujuks sa ei saa nagu otseselt olla või nagu hakata, et nagu minu jaoks sisuloome ja autentsus seisneb sellest, ma näitangi nii enda häid külgi kui ka enda halbu külgi. Ma nagu, kui ma teen vigu, siis jah, see oleks tore, kui inimesed õpivad sellest, aga nagu mis raamatus ka välja toodi, et on nagu mõlemal poolel minu meelest vastutus, et oletame, kui mina näiteks nüüd postitaksin, oleksin nii loll ja postitaksin mingisuguse väga halva eeskujuga pildi. No ma ei tea, oleks 18, paneks pidu ja siis teeks sellest mingi vlogi, lihtsalt lampnäide, on ju. Siis nagu, jah, see on minu vastutus, et ma selle üles panen. Aga kui keegi võtab sealt seda eeskuju või mõju, siis nagu ei saa öelda, et see on ainult minu vastutus. See on selle teise inimese vastutus ka. Tarbijana on sinul samamoodi vastutus, mis sisu sa vaatad, kus sa eeskuju võtad. See on nagu minu meelest nagu ebaõiglane panna kogu vastutus ainult sisuloojale, kui tegelikult peaks nagu eriti, kui on mingid alaealised väiksemad, siis on vastutus vanematel, mida nad jälgivad ja nagu kui sa juba sirgud suuremaks, siis on tegelikult sinul ka vastutus, mida sa jälgid, et sa nagu oskaks vahet teha, mis on õige, mis on vale ja noh, selle koha pealt, kui ma tahan kogu aeg ideaalne eeskuju olla, siis nagu ma ei saa seda olla, ma olen sellest eeskuju teemast üldse lahti öelnud, nagu minu eesmärk on näidata enda elu nii, nagu see on ja läbi selle võib-olla jah, kas või näiteks eestikeelne parem rääkimine, need on asjad, mida ma ise tahan ka parandada ja siis ma tunnistangi seda ja nagu ütlen ka, et ma tahan sellel alal, ma ei tea, paremaks saada, et nagu proovige teie ka midagi sellist, on ju, aga see ei ole see, et ma vaatan, et ma peaks eeskuju andma, et ma pean hästi palju trenni tegema, ma nüüd näitan vlogides, kus ma trenni teen, et ma ikkagi näitan realistlikult, mis mu elus toimub. Ma ei oskagi kohe midagi öelda, ma nagu nõustun sellega ja ma ei teagi, kas mul on midagi lisada, et see küsimus oli see eetilisuse kohta, jah. Nagu see viimane projekt, mis me tegime Samsungiga, minul see videokoolitus oli ka sel teemal, et sobiv ja ebasobiv sisu, kus ma rääkisin ka nagu ühe oma ala eksperdiga, me rääkisime ka nii erinevatest asjadest, et see on mega keeruline. Mina isiklikult tunnen, et ma olen eeskujuks mingitele inimestele või kellelegi nagu, aga ega ma seda nagu igapäevaselt ka ei võta, et ärkan üles ja nüüd teeme mega inspireeriva postituse. Yeah. Nüüd ma näitan, kui produktiivne olen, lihtsalt selle juures, et ma olen nagu ilmselt ma tahan ka võimalikult realistlikult ennast näidata, aga kuna ma tunnen seda vastutust, siis võib-olla ma valin rohkem neid teemasid või olen avatud just sellistele koostöödele, millest ma tunnen, et on inimestel kasu, sellised teemad, kas mingid keskkonnateemad, mingi tervislik toitumine, äriettevõtlus, võib-olla mingid programmid, mis päriselt muudaksid ka inimeste elu paremaks ja rääkida ka enda kogemust kõiki asju sisse, et ma võib-olla valin selliseid asju nüüd nagu hoolikalt või teadlikumalt, võib-olla kui ma ise tunnen esialgu, et ma ei ole piisavalt pädev, et sellest rääkida, siis ma proovin ennast harida selles valdkonnas, uurida taustainfot ja nagu saada see info kätte, koolitada nii-öelda ennast ja siis anda see info edasi, et ma nii-öelda olla siis hea eeskuju, aga muidugi ma ei ütle, et kõik on mingi perfektne ja ma ei taha ka mingit liiga ebarealistlikku ideaali sinna tekitada. Ja. Nagu minu meelest seal on see vahe, et kas sa nii-öelda üritadki näidata, et mina olengi see eeskuju, mina tean nendest asjadest nii palju, mina olengi alati nii tervislik või sa üritad nagu sinu näitel, sa üritad pigem nagu mul ise ka, et ma üritan kasutada seda jälgijaskonda, mis mul on, et nii-öelda mõjutada need nagu positiivselt, seda nagu minu jaoks seal on vahe sees, võib-olla osad inimesed vaidleksid vastu, aga seal on vahe, kas ma ütlen, et oleme mingid, ma olen alati tervislik, ole sina ka, või seal on see vahe, et ma olen viimasel nädalal iga päev magusat söönud, aga ma tegelikult tean, et see on parem ja ma üritan olla parem, nagu ma pigem üritan neid häid omadusi näidata läbi protsessi ja siis justkui neid ise ka nagu teha, et ma ei tea, ma ei oska ühtegi näidet tuua, aga nagu oleks mingi asi, mis võib-olla on hea, aga mulle, ma ei tea, väga korda ei lähe, trenn võib-olla, eks, ma küll üritan seda teha, aga ma ei hakka rääkima mingi, te peaksite 3 korda nädalas trennis käima, see on su südamele hea, vaata. Et ma pigem üritangi ennast ka sinna positiivsuse poole lükata, aga nagu autentne pole alati see, mis on parim eeskuju, mingi hetk sa pead valiku tegema, aga nagu sotsiaalmeedias ma pigem olen lihtsalt realistlik, näitan ka enda halbasid külge, sest tegelikult kõigil on nii ja nagu tegelikult lähevad just kordagi ka paremini läheb nendel
praeguste näidete järgi need, kes ongi päriselt nagu realistlikud oma videotes, räägivad nii-öelda ka halbadest külgedest, sest kui ma räägiks ainult headest külgedest ja oleks nagu ainult hea eeskuju, siis seda ei oleks huvitav vaadata. Täiesti nagu siuke lambi fakt, aga lihtsalt fakt on halb minu eelistus sotsiaalmeedias ja ma nõustun need, kes näitavad enda päris elu, mind konkreetselt häirivad nii väga need sisuloojad, kes nagu üritavad olla need megaperfektsed ja a la näiteks mingid blogijad, kes oma Instagrami storydes on alati mingi full make'iga, mingi snapi filtriga, mis teeb nende näo veel perfektsemaks ja siis on nagu mingi imeline tulin just trennist, mingi full make'iga. Mingi mida? Nagu ma tahan näha, milline sa päriselt ennad ilma meigidega, sul ongi halb, mingi näonapäev, juuksed, sassis, mis iganes, nagu ma tahan vahepeal seda ilma filtrita elu ka näha, sest muidu mul kaob täiesti nagu ühendus ära, ma ei samastu sinuga. Ja nagu mul ongi tunne, et tavalise tarbijana sa ju tegelikult sisimas, nagu eriti kui näiteks sul on mingi probleem, ma ei tea, mul on koolis raske, eks ole. Ja siis ma nagu, ma tahan näha, et nagu kellelgi teisel on ka raske, või et nagu keegi teine on ka samas olukorras, nagu et siis nagu seal on see reaalne mõju, et kui mina räägin, et jaa, teate, mul on koolis väga raske praegu, väga nõme on ja ma ei suuda näiteks laupäeviti oma kodusid üles neid teha, aga näiteks täna ma üritan, siis see on nii palju parem kui, et mina teen iga reede pärastlõuna kõik oma kodusid üles neid ära. See ei mõjuta mitte kuidagi inimesi, sest nad ei saa samastuda sellega. Minu meelest alati seletada ära see negatiivne pool sellel ja siis nagu, kui sa ise üritad ka, kui see probleem sulle korda läheb, sa üritad ise ka positiivsem ja nagu parem olla selles vallas, siis see eeskuju aspekt tuleb naturaalselt, aga seda ei saa olla, seda ei saa tekitada minu meelest, siis see pole enam nagu autentne või päris. Nõustun. Hea põhjalik vastus oli, liigume edasi. Järgmine küsimus on, et tsitaadid, millele te elus toetute? Oota, ma pean kohe telefoni lahti võtma. Siis ma võin alustada, sest minul on mul on 2 tükki. Üks on mul on väga pikalt juba. Fun fact, selle tsitaadi ma kirjutasin isegi 2016. aastal mingisse Buduaari artiklisse, mis ma mingi persooni lugu tehti must ja ma just hiljuti vaatasin, et ma olin seal seda sama nagu quote'i kasutanud tsitaati ja nagu naljakas on selle juures see, et sinna, nagu kui päris aus olen, otsisin ma selle niisama mingi quotes about life on ju, tahtsin nagu mingit sinna nagu panna, mis kõnetaks mind. Aga sellest saadik, kui ma selle siin intervjuus andsin, ma olengi seda oma elus nagu jälginud ja põhimõtteliselt see on eesti keeles nii, et kui elu muutub uduseks, siis muuda oma fookust. Ja just kui ma sinna intervjuusse selle panin, mõtlesin, hea quote küll. Ja nüüd ma mõtlen, et see ongi see tsitaat. See on see, mille järgi ma oma elu elan. Kui sul on tunnetki ikka liiga palju on ju, või kui sul on tunnet, sa ei tea, mis on tähtis, muuda oma fookust, selgita selgeks, mis on su kõige olulisemad asjad. See raamat ka see, pealegi väga soovitan seda raamatut ka by the way, seal tulevad mu mingi parimad quote'id, aga see sama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, seal nagu kogu põhimõte põhinebki selle, et sa pead paika panema väärtused ja nende järgi toimima ja see sama nagu, et muuda oma fookust minu jaoks tähendabki seda, et pane kirja endale või tee selgeks, mis on sinu jaoks tähtsad ja siis järsku muutub pilt nagu palju selgemaks. Ja teine tsitaat, mis mulle ka hullult meeldib, mille ma sain Remi ja Alicia Pretty Basic podcastist, et ainus konstantne asi elus on muutus. Ja minu jaoks, kes hästi meeldib olla oma rutiinis. Ma lihtsalt mainin, et see quote on ka selles raamatus, aga... On või? Jah. Minu arust nad said selle sealt. Okei, võib-olla mul läheb sassist, ma olen seda päris... nemad vist said selle sealt, aga ta rääkis tema podcastist. No ühesõnaga, see on ka sealt. Ja minu jaoks, kes muutust kardab ja kelle jaoks pigem siuke muutumisprotsess on alati veidigi hirmutav on, siis nagu selle tsitaadi järgimine on mul kuidagi just seda olukorda paremaks teinud, et ma rahustangi ennast sellega, et nagu see on okei, kui asjad on muutuses, peabki arenema. Mul on 5 tsitaati ja ma ei suuda valida, sest ma nagu reaalselt elan nende järgi. Need on kõik inglise keeles, et mul vist ei ole mõtet hakata neid tõlkima. Võid otsa inglise keeles panna, ma arvan. Nii, esimene. If they don't know you personally, don't take it personal. Ma pean hakkama üles kirjutama neid, see on minu arust nii hea just selle sotsiaalmeedia osas. Mina kasutan seda just nende negatiivsete kommentaaridega hakkama saamiseks, sest ongi, et kui nad ei tunne mind isiklikult, siis nagu miks mulle peaks minema korda see, mida nad arvavad. Nad ei tea ju, milline ma päris elus olen. Nad näevad ainult seda ühte osa, mingid 10 minutit minu päevast, aga nagu sellepärast ma arvestangi pigem inimeste tagasisidet ja seda kriitikat enda perelt ja lähedast, kes tunnevad, teavad, mis minule sobiks paremini. Sama. Siis järgmine, see on tsitaat, mida sa tõenäoliselt, mida ma arvan ka kuulajad on minu puhul kuulnud, sest seda ma olen nagu väga pikalt ka kasutanud, kui küsitakse, mis on mu nagu selline motiveeriv tsitaat, siis see on kill them with success and bury with a smile ja see aitab mind, igal ühel on nagu põhjend, sellepärast mul nii palju tsitaat, see on eriolukord. Ei, see on huvitav. See on selleks, et eksidest üle saada. Ei,
see on aga hea. see on nii hea, sellepärast, et see ongi see, et esialgu sa oled täiega keskendunud, mingi murdis su südam või mingi üliraske on üle saada või mis iganes see olukord on, aga mul ongi pigem see, et vahet ei ole, et seda inimest enam mu elus ei ole, vaid nüüd ma keskendun endale, enda karjäärile, enda tegemistele ja iga see lahkuminek muidugi ei ole see, et see inimene jätab minu vahel ikkagi vastupidi ka, aga ikkagi on see, et alati sa mingi ei taha kätte maksta, igatepidi lihtsalt keskendu endale ja siis see aitab mul seda nii-öelda viha või kurbust välja elada, sest ongi see, et siis ma ei tunne enam nii halvasti, et see kõlab nii egod, aga nagu see, et ma ei tunne, et pigem see inimene vaata võib-olla nagu kahetseks, et see, et minul läheb nüüd nii hästi. Ja, aga samas seda mõtteviisi on vaja, et sa suudaksid endale keskenduda. Minu arust see on nagu hea mõtteviis, kuna see on see, et ma ei hakka sellel inimesel mingi järel jooksma, ma ei hakka talle mingi konkreetselt kätlemaks, tema elu mingi hävitus, ma keskendungi ainult endale ja see minule nii nagu hea ja tervislik ja siis ongi lihtsalt ole nagu õnnelik. Ja see nagu kõlab see mõtteviis enesekeskelt, aga see tegelikult aitab sind üle sellest, et sa sellesse inimesi ja see ei tee kellelegi nagu otseselt halba või midagi. Siis kolmas on, mis mind motiveerib tööd tegema. No nii, panen kirja. If you become lazy, it's disrespectful to those who look up to you. Ja siis see minu jälle mõjub see nagu selles mõttes, et kui ma nii-öelda olen eeskujuks ja teised arvavad, et ma olen jube mingi töökas ja produktiivne, aga on näiteks mingi esmaspäev, nii-öelda tööpäev ja mina istun kodus ja vaatan Netflixi, siis mul reaalselt tekivad süümepiinad, sest mul on nagu, aga see ei ole ju mina, ma olen jätnud selle mulje, et ma teen mingi tööd ja ma nagu näen oma elu mingi karjääri nimel vaeva, seega ma ei suuda istuda keset esmaspäeva mingi päeva ja vaadata Netflixi, seega ma hakkan tööd tegema, nagu reaalselt mulle mõjub see tsitaat nii haigelt ja siis ma ei tea, iga kord, kui ma seda näen, siis ma nagu, nüüd läheb. Minu puhul see oleks näiteks oleneb olukorrast, et justkui kui ongi mingi esmaspäev, mul ongi planeeritud ja täna ma teen seda ja siis tuleb laiskus peale, siis see on ülihea, aga näiteks täna laupäev on ju, et nagu täna hommikul mul oli just siuke tunne, ma lubasin endale, et laupäeva kogu hommiku kuni Kirstitšili salvestamiseni, ma olen rahulik, ma chillin, ma olen nii väsinud, on ju koolinädalal on olnud nii pikk, siis nagu mõndadel sellistel hetkedel ta võib just mõjuda nagu liiga suure pressure'ina, vaata. Et see on õigel hetkel ta tuleb kasuks, ma ütleksin. Mul ongi see, et kui ma teen seda täiskohaga, siis ma olen ise enda aja peremees ja mina olen üritanud ikkagi nii, et nädalavahetused on need ajad, mis ma puhkan, kuigi see on väga keeruline, sest tihtipeale need projektid langevad sinna, mul on kas esinemised või meie podcast, seega siis ongi, ma mõtlen, et okei, ma terve nädalavahetuse puhkasin, seega mul on normaalne võtta nädala sees 2 päeva endale vabaks, sest ma tahan ikkagi, et mul nädala sees oleksid need 2 päeva, need võivad küll nihkuda, ei ole alati laupäev, pühapäev, aga et mul oleks need, aga seda tsitaati ma vaatangi just siis, kui mul on see tööperiood ja näiteks mul ei ole seda tuju teha, siis ma vaatan seda tsitaati mingi, kõik usuvad, kõik teavad, et ma vaevasega ma pean midagi tegema. Ja selle koha pealt ta nagu mõjub õigetel hetkedel, võib täitsa hästi mõjuda. Nii, siin on midagi minu perfektsionistile, sisemisele sellele. Ma vist tean seda. Done is better than perfect, see oli vahepeal ka minu Instagrami bios ja seda kasutab hästi palju mu onu, Bolti asutaja, kes on nagu megatöökas inimene ja mulle nii meeldib see sellepärast, et tihtipeale nende videotega ongi see, et ma nagu tahaks neid just sketšida on kõige hullem, et ma tahan neid igavesti veel detailsemaks ja aina paremaks ja see muusika ei ole piisavalt ja mul on veel seda efekti veel, seda, aga see ongi see, et kui ma seda igavesti parandama jään, see video ei lähe mitte kunagi üles, seega ongi, et mul on see tehtud, ma panen selle üles, et inimesed saaksid mingit sisu, see ei pea olema perfektne ja ongi, vahel tuleb lahti lasta, sest ma olen nii kriitiline ja perfektsionist just enda loomingu osas, seega see aitab mind hullult, et lihtsalt pigem tee ära, see on oleval, inimesed saavad mingit sisu nautida, kui et sa nagu igavesti teed seda ühte asja, mis ei saa kunagi nagu perfektseks. Ja mul on tunne, kuna ma olen perfektsionist, siis see mind nii väga ei kõneta, sest ma pigem olengi mingi vähemalt tehtud, on ju. Aga sinu, nagu ma olen eriti kõrvalt näinud, kui tegelikult hoolikas sa just sellega oled, et sa tahad teha paremini ennast ületada, mis ilmselt on väga positiivne nagu omadus, eks ole. Vahepeal see muidugi ka ennast hävitab, sest ma ei julge oma peakanali videoid üles laadida. Ega ma räägin, et nendel hetkedel, kus see hakkabki mõjuma nagu vastupidiselt, siis see on ülihea nagu tsitaat nendeks hetkedeks. Ja viimane, ma loodan, et inimesed veel jaksavad kuulata, loodetavasti saate inspiratsiooni ja tsitaat üles kirjutada, on see, mida ma hästi palju enda koolitustel ka rõhutan, mis ma arvan inspireeriks just kooliealisi, on, või no samas ka
vahet ei ole, tegelikult sobib kõigile. What you do after work determines your future. Ja mina võtan seda niimoodi, et kui sa nagu tahad mingit oma äri alustada, mingit hobi, mis iganes, siis see, mis sa teed pärast kooli või pärast tööd enda vaba ajal, tegelikult mõjutab nii palju sinu tulevikku, kuhu sa jõuad, sest mul oligi just see, et kooli ajal ma ju hakkasin üles ehitama enda YouTube'i kanaleid, kogu seda karjääri ja ma panustasin nii palju oma vaba aega ja tänu sellele nüüd ma saan seda täiskohaga teha, aga kui ma ei oleks seda enda vabal ajal teinud, mul ei oleks praegu seda tulevikku sellel alal, seega nagu see nii oluline, lihtsalt see reaalselt määrab nii palju, kui sa käidki pärast mingi iga töö või koolipäeva kuskil baaris joomas või mingi pidutsemas, siis nagu mida sa tulevikus teed, aga kui sa päriselt näed vaeva, mis iganes õmbled oma kleite, tahad mingi disaineriks saada või ma ei tea, kirjutad lugusid, tahad kirjanikuks saada, siis see aitab nii palju. Minu meelest nagu, no see kuidas sa tõlgendasid oli siuke väga otsene, aga see minu meelest sama tsitaati saab sama mõtteliselt ka nagu suuremalt tõlgendada, et see, mis sa teed, nagu see kool või töö on justkui see asi, mis sa pead tegema. Aga siis see, mis sa teed peale seda, on see, mida sa teed täiesti vabatahtest ja see on see, mida sulle kõige rohkem teha meeldib ja nagu suur tõenäosus on, et sinna poole sa siis ka liigud ja see ongi põhimõtteliselt sama asi, et nagu kooli kõrvalt sa hakkad mingi hobiga tegelema või nii, et mis on see asi, kuhu sa oled nõus oma aega ja nagu energiat panustama just eriti selle kõikide kohustuste kõrvalt. See on nii hea nagu, see ei ole otseselt siukse motiveeriva nagu poolega, pigem ta on lihtsalt nii hea ütlus nagu üleüldiselt. Ja mul hullult meeldib see. Ja ma arvan, et me võiksime need tsitaadid kirjutada ka enda sina episoodi kirjeldusse, et kui keegi tahab vaata neid näha. Ja, see oleks mega hea. Ma üritan meeles pidada seda. Kui ma ära unustan, siis palun keegi kommenteerige selle episoodi või kuhugi postitus alla, et sa unustasid panna, siis ma kirjutan. Ja võtame nüüd viimase küsimuse, et liiga pikaks ja siin ei veniks, aga minu meelest see on üli ja süke personaalne, ma tägataks sinu vastust kuulda. Ja küsimus kõlab nii, et tegelikult originaalne küsimus oli, et mis on nagu head omadused teie meelest üksse puhul, aga siis ma lisasin väikse omapoolse twisti, et see oleks üli huvitav, kui ma tooks välja nagu, mis on ala minu arust sinu kõige parem ja kõige võib-olla mitte nii hea omadus ja siis vastupidi, siis see mitte nagu see halve omadus toob veits nagu kontrasti, et siis on nii-öelda huvitavam vaata. Ma arvan, see on eriti siuke mahlakas küsimus see lõppu. Ja ärme sõnasta seda nagu kõige parem, kõige halvem, sest meil ei olnud väga aega ette mõelda, see on pigem see, mis nagu meelde tuleb. Ma võin alustada. Aga teeme äkki nagu omaduse kaupa? Või sa tahad mõlemad kohe ära öelda? Ei, ma ütlen hea, siis ütle hea. Aga ma alustaksin heast, sest see tuli kohe pähe mulle minu meelest. Ma arvan, et ma tean, mis see on, aga... Ei, aga minu meelest ma olen alati imetlenud sinu... mis see eesti keeles on, tööeetika, work ethic nagu. See, kuidas sa suudad võtta endale pähe mingisuguse idee, mingi eesmärgi ja lihtsalt panna sinna poole. Üldse mitte lasta ennast häirida mingitest asjadest. Ma räägingi, ma olen nii palju rohkem mõjutatavam kui sina ja ma olen alati võtnud meeletult eeskuju selle koha pealt, kui väga sa suudad olla nagu tööle keskendunud ja sellele eesmärgile keskendunud ja kuidas, no selles mõttes see on sul ära ka tasunud ja see on alati asi, mida ma toon nagu kuskil seltskonnas jutu tuleb, ma toon alati selle välja, et ma olen kogu aeg sinu tööeetikat nagu meeletult imetlenud. Ma tänan. Ma arvan, et see, mis minul pähe tuleb, on see, mis mind just YouTube'i valdkonnas inspireerib, on sinu see järjepidevus, sest see, et sa suudad iga nädal selle video üles panna, et sul on see graafik valmis pandud ja sa nagu pead sellest kinni ja sa rääkisid ka just, et suvest kuni mingi sügiseni välja, siis ma olen mingi appikene, mul on vaja tihedamaks saada ja suudad mingi iga nädal üles saada ja siis see ka, et sa suudad seal nii sina ise olla ja ilma filtrita, sest ma mäletan, et vaata esialgu, kui me YouTube'i alustasime, siis oli just see, et kõik üritasid olla need ideaalsed, vaata see, aga siis hakkas vaikselt peale tulema, et oleme meie ise ja siis üks asi, mis mind räigelt inspireeris, oli see, et sa olid ilma meigita oma videotes, isegi kui see näonahk ei olnud hea, siis ma olin mingi, oh my god, ta on ilma meigita, mingi, wow, mul on ka vaja, seda hakkama ja siis nagu see inspireeris mind nii väga, et tänu sellele siis ma hakkasin ise ka nagu rohkem ilma meigita videos olema nagu chill, reaalselt ma mingi süda soojeneb praegu lihtsalt, sest nagu see, ma ei ütle, et see on nagu meelega selle pärast tehtud, aga kui ma kuulen, et nagu keegi teine saab inspiratsiooni olla ka rohkem tema ise, sest ma tegin, oh my god, mul nii hea meel, kui me tegime, on vaja need halvad omadused ka välja tuua. Ei nagu, okei, tegelikult see, ma peaks tegelikult välja mõtlema, mis ma siis öelda. Ma peaks ka välja mõtlema, mul ei ole veel midagi. Okei, võib-olla mul tegelikult
on nagu üks idee, aga ma arvan, et mis on minu ja sinu, see on meie suurim erinevus ka minu meelest. Ja ma ütlen, et see on halb omadus, aga see on pigem kõige suurem erinevus minust ja sinust, on see, et mina olen rohkem emotsioonile, sisetundele toetuvam, aga asi, mis minul oli näiteks alguses või nagu siiamaani, on keeruline asi, millega harjuda, on sinu nagu see, et sa otsid probleemidele realistlikke lahendusi. Ma ei tea, kas ma olen sul kunagi päriselus öelnud, vaata. Aga näiteks, et kui on... Räägid, ja täpselt, kus sa jutuga jõuda tahad, sest et nagu, kui ma räägin mingi konkreetse otsustest, siis ma olen ka räigelt sisetundepõhine, aga noh, räägi, vaatame, kus sa jõuad. Ma arvan, et pigem on see, et kui me näiteks mingisuguse asja üle, ma ei oska ühtegi konkreetset näidet tuua, aga kui ongi mingid olukorrad, näiteks ma ei oska ühtegi näidet tuua, ma ei tea, Juutsikkide filmimispäev näiteks on ju. Ja siis ongi see, et ma alla võtaks, sa oled hästi siukse praktilise mõtlemisega, et me jõuame teha küll, aga ma mõtlen pigem nagu, et ma ei tea, kas ma nagu viitsin teha nii palju, ma mõtlen nagu see tunde pealt ja selle koha pealt, see on nii positiivne kui negatiivne samal ajal, sest praktilise koha pealt, see on nagu tulusam, saad rohkem asju tehtud, on ju. Aga samas on jällegi see, et kui me näiteks mingi asju üle vaidleme, siis on see, et minul on raskem panna vastu nende emotsionaalsete või sisetunde nii-öelda argumentidega, aga sa oled pigem siuke, et alati on realistlik lahendus kõigele. Aga samas jälle, ma ei saa öelda, et see on nagu läbinisti halbamadus, sellepärast, et samal ajal nagu, need on ikkagi nagu reaalsed põhjendused, et võib-olla see oli see, mis minu pool oli kõige raskem harjuda sinuga või nagu see on nii-öelda minu poolt vaadates negatiivne, sest ma ise olen vastand. Saad aru, mida ma mõtlen? Ja. Sa ütled lihtsalt sama asja mulle vastupidi nüüd. Ma ei tea, minu arust ma juba ütlesin, siis kui meil oli see Juutsikkide video, kus me tegime need küsimused Juutsikkide kohta, siis minu arust ma juba mainisin ka seal, aga kõige rohkem, mis tuleb välja, ongi just siis, kui meil on filmimised. See, mis häirima hakkab, on see, et esiteks sa väsid kergemini ära, mida nagu ma ei saa öelda, et see on sinu süü, kui sa ära väsid. Nagu, see ei ole otseselt sinu teha, aga ongi see, et sa võib-olla väsid varem ära kui meie ja ongi, et mina tahaksin ühe päevaks võtta võimalikult palju näiteks videoid tehtud saada, sa ei jaksa üle 1 või 2 teha. Seega nagu see veits nagu tüütu minu jaoks nagu pluss see, et siis sa ei jaksa enam meil aidata, vaata, kas mingi ettevalmistusi teha. See, kes istub niisama. Ja ongi nagu vaata asju kokku korjata, ongi see, et me kõik tahaks kiiremini koju saada, see nagu aitaks kaasa. Aga nüüdseks ma olen sellega nii ära harjunud, et ma ei pane seda enam tähele. Ma nagu automaatselt mingi blokin välja, lihtsalt teen ära, aga nagu esialgus oli suhteliselt häiriv, et kõik mingi teevad asju, sellest istud seal nurgas, mingi snapid. Ma okei, Maria. Ega samas see taandub sellel samal asjal, et sinul see tööeetika või see on nii palju teistsugusem, nagu minu meelest see on natukene, kui keegi nüüd on Pretty Basic podcasti kuulanud, see on natuke see, et sa oled nagu selle koha pealt rohkem Alicia. Ma olen räigelt sa oled süke mingi töö, süke, teeme nüüd ära. Sa oled Ennegrammi ära teinud või? Jaa. Mis see tüüp on? Oota, ma ei mäleta, mis number see oli. Ma olin, kurat, ma ei mäleta, 4-3 wingiga või 6-3, 6 oli. No okay. Ma olen 3, ma olen sama, mis Alicia. Ma vingi praegu peast ei mäleta, aga selles mõttes ma olen nagu täiesti sama Alicia, kui ta räägib ka enda mingi tööeetikasse, perfektsionist ja kõik see, siis ma nagu samastun nii väga, kuigi mul on tunne, et Alicia on veel töökam. Ta juba inspireerib mind ja paneb mind vahepeal halvasti tundma, et miks ma nii palju chillin. Ja, aga kui ma tasin jõuda, ongi see, et see Remi, kes temaga koostab podcast teeb, temal alati räägib, et temal see tööeetika ei ole nii tugev, ta on pigem rohkem siuke chill on ju, ja ma olen ka ja ongi see, et see tegelikult taandub samale asjale, et sa oled hästi siuke praktiline, teeme ära, aga mul on see, et mul on vahel raske iseenda emotsioonidega nagu hakkama saada. Võib-olla asi on vanuses, võib-olla nagu paar aasta pärast ma olen parem selles, on ju. Aga ma olengi pigem see, et ma väsin ära ja siis ma olen nagu... Mul on ka see, et kuna mul on nagu nii üldist mingit stressiv asja, siis mina olen see, kes mõtleb ainult töösse. Kui mul on mingi halb ole või kurm siin, et ma teen tööd, selleks ma ei peaks sellele mõtlema. Vastupidi. See motiveerib mind aina rohkem, et nagu okei, mul oleks kellega mingi tüli või mis iganes, siis nagu automaatselt on see, et ma tahan näidata, et ma olen räigelt edukas, mul läheb ülihästi ja siis ma nagu see motiveerib mind veel rohkem tööd. Mul ongi pigem just see, et kui mul on mingi isikliku elu probleem ja meil on näiteks filmimispäev samal ajal, mul on just raskem pigem keskenduda, sest nagu see tulebki meelde ja nii edasi. Ma mõistan, see nagu nii oleneb olukorrast, et kui siin tõesti mingi väga dramaatiline, siis mul on ka raske keskenduda ja siis ma ei suudagi. Aga kui on võib-olla siuke väiksem asi, et ma tahan just mõtleb mujale saada, siis ta nagu aitab. Sõba, mul oleneb ka olukorrast, vahel on ühtepidi, vahel on teistpidi. Aga see on nii huvitav neid loomaomadusi välja tuua. Mul meeldib seda kõikide inimestega teha, sest see on see, et kuidas ma siis teisele inimesele tundun. Seda on nagu minu meelest nii huvitav kuulata. Ja me tegelikult sisuliselt oli sama asi, me lihtsalt tõime nagu erinevused välja. Ma olen seda teinud, ma lugesin ühte raamatut, kuidas mingi inimestega paremini suhelda või midagi sellist. Ma ei jõudnud lõpuni sellega, ma peaks jätkama. Aga üks asi või mingi soovitus oli see, et küsi inimestelt, mida nad sinu puhul imetlevad ja nagu ütle neile sama
sama, et sina alustad vestlust, ütled kõigepealt, mida sa neil imetled, et neil oleks nagu natuke lihtsam ja siis nad ütlevad midagi sinu kohta ja ma proovisin seda paari eri tuttavaga ja see oli üliäge, sest ma sain mingeid selliseid asju teada, millele mina ei tahaks kunagi mõelnud või ma ei teadnud, et see on nagu asi, mida inimesed päriselt imetlevad. Seega minu arust see on ülikool ja täiega soovitan. Mul tuleb ta kuidagi, kuna ma olen hästi sügava vestluste inimene, ma vihkan small talki. Kui mul on keegi sõber või tuttav ja näiteks ma neid iga päev päris ei räägi ka nendega, alati tuleb mingi tiip teema. Mul samas on kokku ja me laskume kohe sügavustesse. Jaa, see ongi sisse kodeeritud mulle ja mul nagu naturaalselt tuleb see, nagu kui tuleb mingi süke vestlus, et räägimegi mingitest positiivsest asjadest, see on minu meelest nii lahe. Nagu ma ei tea, eriti lähedaste sõpradega ma vahel võtan nagu meelega selle ette, olengi mingi, tead mulle täiega imetlen, kuidas sa teed näiteks seda. Ja siis sa tegelikult naturaalselt saad sama asja vastu, kui see on nagu hea sõber sulle. Ja see on väga hea tipp, see on nii nagu, ma räägin, sa ütlesid, et sa imetled seda, kuidas ma suudan mina ise olla, nüüd mul on nii palju rohkem motivatsiooni nagu mina ise olla, sellega nagu jätkata. Wow. Armastan, kui me üksteise motivatsiooni allikad oleme. Aga ma arvan, et see on nii positiivne nagu noot, mille peal see episood siin kokku tõmmata. Ja kindlasti soovitan kõigil vaatajatel seda ka oma lähedaste ja tuttavatega teha. Aga jah, ma arvan, pakime asjad kokku, me jälle lobisime siin teiste inimeste kõrvad peast maha. Kell on nii palju ka juba, see on meil täna teine episood ka. Ma imestan, et me vastu pidasime. Me oleme 4 tundi salvestanud. Mina tunnen ennast ikka veel energiliselt, nagu mul hakkab väsimus tulema, aga nagu ma jaksan veel rääkida. Selle koha pealt ka ma imestan, ma hakkasin suud veel liigutada. Mul oli veel hommikul esinemine YouTuberi koolitus, kus ma rääkisin 1,5 tundi monoloogi ja nüüd 2 episoodi otsa ehk mingi 3 tundi veel rääkimist, ma olen mingi 4,5 tundi rääkinud täna. Hakkasime 4 salvestama, kell on 8. Seega palun olge uhked, et me pingutame väga palju praegu teie nimel. Jep, ja saade see ametlik lõpp, ma väga ei oska. Sa pead harjutama, kuula nüüd hoolikalt. Okei, kuulen. Kuulake meid siis ikka igal podcasti platvormil, pange seal follow, kus iganes Spotify, iTunes, YouTube'is subscribe'ige, siin te näete visuaali, millis on välja näha, mis on meie emotsioonid, ninakriipsutamised, silmapilgud. Näokrimmassid. Täpselt. Likeige, kommenteerige, kuidas teile meeldis, mis teemadest te veel kuulda tahaksite ja... Kui on mingeid küsimusi, võite need meile DM-i visata, ma annan endast parimaid seal vastata ka, nüüd mul on mingi surve, et ma peaksin rohkem vastama hakkama. Ja mul lemmikasi on see, kui inimesed esmaspäeval või tegelikult ükskõik mis päeval postitavad stories, et nad kuulavad meie episoodi, meid täiega, sest neid repostida on nii tore, ma olen mingi oogi. Jaa, postidega kõik me repostime, me lubame reaalselt. Nagu ma repostin neid tihtipeale isegi oma enda personaalsele Insta-kontole, nagu mitte ainult Kirsi Chillis. Olen nii elevil lihtsalt. Seega... Loodan, et teil oli meiega tore ja kui te seda nüüd juhuslikult esmaspäeva näiteks kuulate, siis loodame, et teil tuleb väga produktiivne ja tore ja mitte väga stressirohke nädal. Ja motiveeritud. Ja, täpselt. Ja kuuleme või näeme, kumpas ütled, näeme teiega järgmisel nädalal. Ja järgmisel esmaspäeval kell 7 hommikul. Tšauki!